võiks me asume Kalevi üksikjalaväe pataljoni dislokatsioonipunktis. See asub Jägala külas ja on endine Vene insenerivägede poliitsõjakool. Mina ise olen Kalevi pataljoni esimese kompanii ülem, staabiülema kohustes ja võib-olla siis võiks tutvustada ka seda territooriumi. Meie taga asub endine Jägala mõisahoone, mis on olnud Vene sõjaväe ajal ja ka praegusel ajal on ta kasutatud staabihoonena. Nii, nüüd edasi näete, seal taga paistab puude vahelt vana sööklahoone, mis on praegu remondis. Siis on angaarladu, mis on kasutusel ka meil praegu laona. Ja siis te näete vahtkonna ettevalmistamise väljakut ja endist vahtkonnaruumi, kus meil praegu on ainult kartsaruum. Seisavad nüüd Kalevi pataljoni staabiohvitserid. Mina olen esimese kompanii ülem, staabiülem, kohusetäitja, nooremleitnant Riho Terras. Teenistuskompanii ülemabi, nooremleitnant Aadu Rätsep. Staabiülema abi, nooremleitnant Peeter Läns. Praegu me oleme staabi korrapidaja ruumis. Siin te näete, tähendab relvakappi, kus on ohvitser koosseisu püstolid ja vahtkonna laskemoon, edasi võtme see tahvel ja siin siis seisab staabi korrapidaja kapral Palm. Nii, see siin on Kalevi pataljoni telefoni keskjaam, väike keskjaam. Praegu me asume Kalevi pataljoni sideruumis, kus reamees Viira on raadiovalves raadiojaamal R130. Nii, see on väeosele kuuluv väike lasketiir ja väike polügon, kus praegu 3. rühma esimene jagu viib läbi granaadiviske harjutust. Nii, tulemus oli jälle hea. Edasi paremale on endine sõjakooli õppekorpus, kus praegu esimesel teisel korrusel on kasarmu ja siis on edasi näete vana õppekorpus, mis ei ole kasutusel praegu ja meie kõrval paremal siinsamas on meie medpunkt. Siin on arstipunkt, kus võtab vastu pataljoni arst härra Lippi, kes on professionaalne arst ja siin võib anda arstiabi kuni väikeste operatsioonideni. On olemas ka sidumistuba, kus on olemas operatsioonilaud. Siin te näete haigete söögiruumi. Siin te näete füsioteraapia kabinetti. Momendil viibime Kalevi üksiku jalaväe pataljoni palatis, ambulatooriumi palatis. Poisid on siin erinevate tõvedega. Üks on traumaatiline murd, traumaatiline neuriit, külmetushaigus. Siin te näete Kalevi pataljoni ainukest pesemise ruumi ligi 200 mehelisele pataljonile. Praegu on see olukord väga raske, lubatakse käiku anda uued kasarmud jõuludeks. Pataljon valve! Pataljon üle. Pataljon kasarmu korrapidaja. Praegu me viibime Kalevi pataljoni esimese kompanii esimese rühma kasarmus. Toas on 1,5 rühma ja nagu te näete, on isiklike kappide peal kiivrid ja voodi all on varustus. See on selleks, et näile korral võetakse kogu varustus ja minnakse siis vastavalt ette nähtud kohtadesse.
kasutatavate miinide maketid, õppemaketid. Territoorium on valvatav patrullidega, 2 patrulliga ja 10-meheline vahtkond nii päeval kui öösel. Praegu me asume Kalevi pataljoni aia taga olevas elamurajoonis. Praegu käib söögi valmistamine välikateldega väliköögis, sest sööklas on praegu kappremont ja siin ei ole muud võimalust toidu valmistamiseks ja üldiselt kokad, üks naisterahvas kokk on ja 2 õppinud kokka sõdurit ja ülejäänud on siis nagu, kes on ise õppinud söögi valmistamist siin koha peal. Siin te näete nüüd vana kasarmu kappremonti, jäävad püsti ainult seinad ja ehitatakse EKE projektist tellitud projekti järgi uus ja täiesti moodne kasarmu koos dušide ja 8 inimesele mõeldud tubadega. Ja see peab valmis saama selle aasta jõuludeks. Me asume Kalevi üksikjalaväe pataljoni dislokatsiooni